Ja tere tulemast saatesse EKRE esimees Martin Helme. Tere õhtust. No 3 erakonna juhid panid siis lähiaastate Eesti energeetikaplaani paika ja kuulge, no aastaid on räägitud, et midagi ei tehta, otsused ei ole, otsused on langetamata. Nüüd langetati need niuh ära. Miks te nii kriitiline olete? No valed otsused tehti. Väga valed otsused tehti ja alati tuleb muidugi ka rääkida protsessist endast, et see, kui Eesti 3 erakonna juhid, hea küll, tegelikult räägime 2 erakonnast, Eesti 200 on seal puhas manus, aga lihtsalt löövad lukku Eesti maksumaksja raha kulutamise 2,6 miljardi ulatuses, põhimõtteliselt sellele räkitile, mida me nimetame siis roheenergeetikute kambaks. See on Eesti inimeste röövimine päise päeva ajal. Rääkimata sellest, et see suunab kogu Eesti majanduse vaesusesse. Et valed otsused tehti, sellepärast on kisa taevani ja muidugi ega need otsused on ju taustalooga. 2022. aasta sügisel kiirkorras võeti vastu Riigikogus otsus, et Eesti peab üle minema 10. lõpuks ehk siis 30. aastaks kogu oma energiavajaduse katmisel taastuvenergia võimsusele, mis tähendab seda, et me peame tegelikult vaadates seda, kui efektiivne on päike ja tuul, ütleme siis 4-5 korda suurema siis selle nimivõimsuse välja ehitama Eestis järgmise 5 aasta jooksul, kui on meie tarbimine, sest tuulikud ja päikesepaneelid töötavad seal kuskil 20-25% oma tegelikust võimsusest. Nii et see on pööraselt kallis. See tähendab seda, et terve Eesti pannakse täis tuulikuid päikeseparke. See on erakordselt kallis elekter ja kõigel lisaks siis plaanitakse sinna juurde teha paralleelselt, kuna kõik teavad, et see tuuliku ja päikeseenergia on kallis ja ei hakka meid varustama. Tegelikult tehakse sinna juurde veel ülemineku mõttes gaasijaamad, mis on ka väga kallid ja kust tuleb elekter on väga kallis. Need gaasijaamad tuleb kinni panna 30. aastaks, ehk me teeme ainult siin võib-olla 15 aastaks jaamad, mille kapitalikulu tuleb kiiresti maha kanda 15 aasta jooksul. Ja siis sinna juurde tehakse veel plaan, et me teeme ka kunagi millal tuumajaama ja elu on selline, et ükskõik mida siin Yoko Alender või Michal või keegi teine räägib või Ossinovski, tegelikult peavad veel mõnda aega kindlasti töötama ka meil siis põlevkivijaamad ja kui me elaksime nagu reaalses maailmas, mitte ulmade maailmas, kus meie koalitsioon elab, siis mitte midagi muud peale põlevkivijaamade tegelikult ei olekski vaja. See on meid teeninud 100 aastat, hästi teeninud, odavat elektrit andnud ja kõik oleks õnnelikud. Te olete nagu tuuleparkide vastu nagu täielikult, totaalselt ja lõpuni või olete vastu nendele meetmetele? Põhimõtteliselt on siin 2 aspekti, millest tuleb rääkida. Esimene aspekt on selle hind. See hind ühiskonnale. Et meil kiputakse niimoodi siin üritama mütsi pähe tõmmata, aga kui meil selle asja ära teeme, siis kilovati hind saab väike olema. Et see on petujutt, sellepärast, et kilovati hind on subsiidiumite ja regulatsiooniga väikeseks aetud, aga see kilovati tegelik hind, kogu kulu ühiskonnale on pöörane. Me räägime 2,6 miljardist siin ühe otsuse najal, aga tegelik üleminek tuulele või tegelik tuule arendamine on minimaalselt 15 miljardit, seda tunnistavad ka, ütleme siis, valitsusametnikud ja selle valdkonna spetsialistid, minimaalselt 15 miljardit järgmise, ütleme, 10 aasta jooksul. See tähendab seda, et meie maksukoormus peab jätkuvalt tõusma väga kõvasti. See tähendab seda, et Eesti tootmise mõttes on riik, kus mitte midagi toota ei saa, ehk me oleme määratud täieliku vaesusesse ka majanduslikus plaanis. Nii et see on üks põhjus, miks me oleme tuule vastu. Teine põhjus loomulikult on siis see, et neid tuulikud tuleb teha pööraselt palju Eestisse. Me räägime, ütleme siis 10 ja 10 tuulikuparkidest peaaegu igas Eesti omavalitsuses ja üle tuleb rõhutada, et need ei ole mingid väiksed. Mis need viga on või mis see probleem on siis? Probleemid on üha rohkem ilmnevad, et nüüd me jõuame siis selle 3. aspektini, et tuulikute puhul tuleb aina rohkem infot sellest, et see on tervisele kahjulik. Rääkimata, madalsagedusheli ehk siis infraheli, mis tekitab inimestes unetust, iiveldust ja peapööritust, mis teaduslikult tõestamata. Ei ole vastupidi teaduslikult tõestatud. Vastupidi teaduslikult tõestatud, kui keegi ütleb, et see on teaduslikult tõestamata, siis ta lihtsalt ei tea. Ja teaduslikke uuringuid on nii tuuleparkide kohta, aga ka tööstusest, kus seda madalsagedusheli on küll ja küll uuringuid. Mul on arvamusele kõrvale panna fakt. Tehnikaülikooli professor Jüri Lavlentjev ütleb, et infrahelile kiputakse omistama müstilisi omadusi, kuigi see käitub täpselt samade füüsikaseaduste järgi nagu kõrgema sagedusega helid. Me võime igasuguseid tsitaate välja võtta, ma võin Tartu Ülikooli koduleheküljele suunata, kus on ka infraheli kohta kirjas ja kus
kus on kirjas, et teatud sagedustel ta inimese tervist kahjustab, nii et noh, aga uuringuid on, et selles mõttes seda ei saa kindlasti öelda, et uuringuid ei ole ja nüüd oleme nagu oluliselt lihtsalt üks lause veel. Meie siin kumbki ei ole, eks ole, teadlased, me võime siin viidata igasuguseid üks tsitaat veel, mis on, ma lihtsalt keeran ühe vindi peale sellesse diskussiooni. Tuuliku hüsteeria põhineb kulunud vandenõuteooriatel. Punkt. Ja kus siis need inimesed on, kes teadust usuvad? Et noh, ausalt öeldes, noh, mida sa vaidled selliste inimestega, kes keelduvad argumente kuulda võtmast ja ütlevad lihtsalt, et kõik, mis neile ei meeldi kuulda, on vandenõuteooria. Et tegelikult tuleb sellised inimesed välja naerda. Ja ma räägin ministritest või ministeeriumi ametnikest või ka kinnimakstud teadlastest, kes selliste avaldustega lagedale tulevad. Seesama Tootsi tuulepark, mis on ehitatud Eestisse, sealt on meil reaalne kogemus kohalike inimestega, kes kurdavad, et nendel on tervisemured selle pargi tõttu tekkinud. Meil on uuringuid Saksamaalt, meil on uuringuid Taanist, mis kõik nagu toovad neid probleeme esile ja selle eest nii-öelda silmi kinni pigistada ja öelda, et me rullime edasi, me rullime kohalikest inimestest üle, me rullime kohalikest omavalitsustest üle, sest meil on vaja see 2,6 miljardit kiirkorras oma jopedel ära jagada, sest Euroopa Liidu riigiabi luba kaotab kehtivuse aprillikuus ja ennem seda on see raha vaja lukku lüüa. Tähendab, see ei ole normaalne protsess mitte mingil moel ja loomulikult ei viise kuhugi meid edasi Eesti energeetikast, sest ärme unustage seda, et meile valetatakse veel ühes väga olulises aspektis. Tuuleenergia ega päikeseenergia ei ole keskkonnasõbralikud asjad. See on äärmiselt suure keskkonna jalajäljega. Noh, me räägime Tallinna teletorni suurustest ehitistest, mida ehitatakse sadu, võib-olla tuhandeid. Mis sellel teletornil viga on? See on 314 meetrit, inimesed elavad seal all. Aga labad ei vuhise sul läbi õhu iga päev. Hommikust õhtuni suured labad, 100 meetri pikkused labad, mis teevad lisaks infrahelile tekitavad lihtsalt undavat heli ja tekitavad sul mööda õue kogu aeg virelevat varju, vähendavad sinu kinnisvara hinnaväärtust. No aga neid ju mõõdetakse, see on ju mõõdetav heli. Ei ole mingit häireid. Ei, seda, mida mõõdetakse, seda saadakse. Kui tahetakse mõõta seda diapasooni, mis on ohutu, siis seda mõõdetakse ja kui me küsime TTJA-st, et kas te olete ka teist sagedusala mõõtnud, siis nad vastavad ausalt, et ei ole. Nii et noh, selles mõttes mina ei lükkaks kõrvale seda tervise aspekti, aga ma tahan tulla tagasi selleni, et mis on meie põhikriitika. Meie põhikriitika on ikkagi raha aspekt, et noh, Eesti on tänasel päeval juba üks kallima elektriga riike Euroopas. Kui me vaatame neid riike, kus tuult on arendatud teistest rohkem ja teistest varem, see on Taani ja Saksamaa, Euroopa kõige kallima elektriga riigid. Kui keegi tuleb meile siin seda muinasjuttu rääkima, et tuuleelekter on odav elekter, noh, tegelikult tuleks see inimene tõrva ja sulgede sisse kasta, sellepärast, et see on jultunud vale. Kogu kulu ühiskonnale on selline, mida ei ole võimalik kinni maksta. No, teie erakonna juhatus andis siis oma erakonnale suunise, et kohalikes omavalitsustes tuleks vastu seista tuuleparkide rajamisele. See ikkagi natukene tundub selline tuuleveskitega võitlus, et värske Kantar Emori uuring ütleb, et 81% eestlastest toetab tuuleenergia laiemat kasutusele võtta. No Kantar Emori, kes tõsiselt võtab. Aga värske mina ei võta. Aga värske ühiskonnauuringute instituut ütleb, et isegi 41% Reformierakonna valijatest on Jürgen Ligi hinnangul putinistid ehk on tuulikute vastased. Nii et selles mõttes... Aga läks ikka hinge, jah? Ei, vastupidi, naeruvääristame seda kõike, mida Jürgen Ligi suust välja ajab ja kogu seda putinismi juttu Eestis, et kui sa ei ole, tema teab ju seda ka, et kui sa ei toeta maksutõuse, siis sa oled Kremli käsilane ja kui sa ei toeta homoabielu... Ligi oli selle energeetika otsuse suhtes ka kriitiline. Esimene kord, kus te olete siis milleski ka ühel meelel. No, ma ei ole päris kindel, et me oleme ühel meelel, aga noh, ta oli pahane sellepärast, et teda ei võetud kampa selle raha jagamisel, ma arvan, et see oleks adekvaatne nii kirjeldada, aga point on selles, ma tahan öelda, et ikkagi suurem osa Eesti ühiskonnast on vastu sellele, kuidas seda tehakse ja mida tehakse ja sellepärast, et inimesed on ennast kurssi viinud, et meil ei ole enam mõtet rääkida neid leelo lugusid, kuidas see on odav, sest me kõik saame aru ja näeme oma elektriarvetelt, näeme Saksamaa näitelt, see ei ole odav, me kõik saame aru, et see ei ole keskkonnasõbralik, need kruusaaugud, need haruldased muldmetallid, need ülimürgised gaasid, mis sinna sisse lähevad, see kogus betooni ja metalli, mis sinna sisse lähevad, nullivad ära täielikult kogu selle jutu CO-neutraalsusest, see ei vasta tõele ühe suure tuuliku tegemise. Miks Poola seda teeb nüüd? Kolmekordne võrreldes meie merepargiga. Sellepärast, et seda subsideeritakse. Kui sa paned miljardid huugama, siis leidub inimesi, kes teevad ja kunagi oli 90-ndatel Eestis selline tore ütlus, et kui äri läheb pankrotti, see ei tähenda, et äri on ebaõnnestunud. Nii nagu Rail Baltic ei
ei pea kunagi sõitma hakkama, aga see raha tuleb laiaks lüüa. Nii ei pea need tuulikud kunagi elektrit tegema hakkama, aga see raha tuleb tuulde lasta. Et selles mõttes see on raha. Me räägime miljarditest ja miljarditest, kümnetest miljarditest ja kui ma küsisin Riigikogus Kristen Michali käest, kes selle kinni maksab, siis ta vastas meile väga ausalt, Eesti tarbija maksab kinni oma elektriarvega, maksab kinni võrgutasuga, maksab kinni automaksuga, maksab kinni käibemaksu tõusuga, maksab kinni sellega, et talt võetakse ära avalikud teenused, pannakse kinni väikesed koolid, jäetakse välja ehitamata teed. Eesti tarbija maksab selle kinni. Maksab kinni sellega, et meie ettevõtted sulgevad uksed, sest meil ei ole võimalik mitte midagi toota nii kalli elektriga. Nii et selle me maksame kõik ühiskonnana kinni. Mis see teie lahendus on? Täielik saartalitus, ainult põlevkivi ja kogu lugu, punkt. Miks sa selle saartalituse siia sisse viskad, et see on täiesti teine teema. Ei, kuidas me sealt ühendustest lahti saame ennast? Ei, mis ühendustest? Me räägime praegu elektri tootmisest. Tootmist on Eestis tehtud 100 aastat ja tehtud põlevkiviga põhiliselt ja ta on olnud nii edukalt tehtud, et veel 5 aastat tagasi oli Eesti elektrit eksportiv riik põlevkivist. Ega 5-6 aastat tagasi meil päikest ja tuult oli näpu otsaga minimaalsed kogused. Ja elektri hind turul oli keskelt läbi 3 eurot megavatt, eks ole, et see ja Eesti Energia oli veel kasumis. Et tänapäeval rääkida meile mingisugust suursaavutusest, et me saame 14-15 sendise või 14-15 elektri kätte, see on ikkagi ju 5 korda kallim, kui ta veel alles hiljuti oli. Meie lahendus on väga loomulikult. Jätkame põlevkiviga, põlevkivist elektri tootmist senikaua, kuni need tehased töötavad ja need tehased võivad töötada veel rahulikult 20 aastat ja selle 20 aasta jooksul ehitame endale valmis tuumajaama. Faktikontroll piiksub punases. Enefit Power sellel nimetatud 20. aastal teenis umbes 50 miljonit kahjumit. Mitmesugused kulud on tõusnud ja juba toona, kui te selle jutuga välja tulite, tõestasid nad kõik, et seda pole võimalik teha ja pole kunagi olnud võimalik teha. Ei tõestanud keegi midagi sellist, et see on kõige ehedam fakt, mida sa üldse kontrollida saada. Aastal 2020 ja 2019 oli Eesti Energia kasumis, mitte suures kasumis, aga oli kasumis ja müüs 3 ja ütleme natuke rohkem kui 30 eurost megavati hinnaga elektrit. Enefit Power teenis üle 50 miljoni kahjumit. Ei, sa räägid mingist teisest aastast praegu. Ma räägin sellest aastast, kui meie valitsuses olime ja kui me ei tapnud ära oma enda kodumaist põlevkivitööstust keskkonnatasudega, CO-tasudega, keskkonnalubadega, ma ei tea, mis kõik võimalike asjadega. Ärme nagu lase seda ka minna. Eesti riik käskis Eesti Energial ära anda 2 suurt plokki Ukrainale ja selle tõttu vähendati siis kapitali tehti mahakandmine 600 miljoni eest. Loomulikult läheb firma kahjumisse, kui sa kapitali maha kannad sellisel viisil puht poliitilise otsuse tagajärjel. Selle tagajärjel teine ajaperiood küll. Aga meil siin käibki läbi segi igasugused aastad. Et kui me sellisel viisil firmat nii-öelda pankrotti tüürime, siis on muidugi võimalik rääkida, oi, küll on kole lugu, ei teeni rahaga. Põlevkivijaamad vajavad investeeringuid suuri. Ainus, kes kestab nii pikalt, nagu te ütlesite, on Auvere. Aga millest me siin praegu räägime? Me räägime 10 miljarditest investeeringutest, millele lisandub 10 miljardeid subsiidiumeid, kui me tahame tuult arendada. Et põlevkivijaamad sellega võrreldes on saia raha. Teha nad ka nende keskkonnanõuete uuendamine on saia raha. Me räägime 3,3 miljardit maksaks tuumajaam, mis kataks Eesti võimsusi. 3,3 miljardit. Ja see on jaam, mis umbes 100 aastat toodab meile elektrit ja kui me võtame võrdluse näiteks Olkiluodost, kus välja läheb elekter enam-vähem 2 senti kilovatt. Ja küll börsil nad müüvad seda täpselt nii kallilt, kui vaesed eestlased ostma peavad, aga välja läheb sealt oma hinnaga umbes 2 senti kilovatt või natukene võib-olla peale sellest. Et kui me tahame nagu investeeringutest rääkida, mis on mõistlikud, siis on tuumajaam järgmised 20 aastat, 15 aastat valmistame ette, teeme ära ja siis vaikselt kerime oma põlevkivijaamad pensionile ja asendame nad õlitootmisega ja muu keemiaga. Sest et ega põlevkivi maasse jätta ka ei tohi, see on meie rahvuslik rikkus, mis on meid teeninud jube hästi nii maksutuluna, kohaliku palgatuluna, innovatsiooniarendajana, ekspordituluna. Et see on see lahendus. Kõik muud, mis sinna pannakse vahele, on puhas räkit. Gaasijaamade tegemine, hullumeelne asi. Kui räkid, siis keegi võib kasu saama. No loomulikult saavad keegi kasu, me ju teame, kes kasu saavad. Need on need samad roheenergiat. No eriti meeldib tuul, eks ole, reformierakondlastele ja päike meeldib sotsidele. Nii et siin, see on nüüd juba ajakirjanduslik uurimistöö.
Põhjaranniku peatoimetaja Erik Amsejev kirjutab, kui ühiskonnas süveneb peaaegu kõigile vastuseismise epideemia, siis kaasneb sellega bumerangi efekt, mis toodab vaid kahju. Kas me ei tee oma majandusele kahju, kui me oleme kõigile vastu tuulikutele, õlitehasele, tuumajaamale, maavarade kaevandamisele, metsaraiumisele ja suurtele tehastele? Oi, aga sa räägid õige inimesega. Mina tegingi õlitehase. Ma juubeldan, et õlitehas käima pannakse. See oli üks hea asi ja kõik tahtsid seda. Kohalikud tahtsid, kõik olid sellega nõus. Ma võtan täielikult ilma igasuguse võltshäbita vastu aplausi ja lilled õlitehase eest. Nii et üks hea otsus oli, mida me tegime, hoolimata sellest, et reformierakondlased kriiskasid tol ajal opositsioonis olles ja üritasid seda pärast seda projekti kummuli keerata. Aga ei ole kõigele vastu. Vähemalt mina küll ei ole kõigele vastu. Mina ei olnud vastu ka näiteks sellele samale tselluloositehasele, ehkki ma arvan, et seda planeeriti valesti ja valesse kohta, aga iseenesest tööstust Eestis on vaja, kui me tahame jõukalt elada. Ma ei ole vastu tuumajaamale. Ma olen vastu sellele, et võetakse rahva taskust miljardeid ja antakse väiksele kambale refikate ja sotsidega seotud nii-öelda ärimeestele ehk tegelikult roheräkitile. Nii et sellele me oleme muidugi vastu. Kuna minu vastas istub